Balti-Ukraina noortefoorum tegelikult on olnud veel imelisem kogemus, kui ma oleksin arvanud või kui eile me saime inimestega nagu rääkida ja tutvuda ja nende tausta kohta teada, siis nagu ma arvasin, et kindlasti väga huvitav on nagu kogeda, aga ma absoluutselt nagu ei arvanud nagu, mis emotsiooni see tekitab, kui sa päriselt nagu nende ukrainlaste käest, kes 24. veebruari hommikul pidid enda kodudest põgenema, kuuled neid mõtteid ja nende arvamusi, siis tegelikult see on nagu hoopis teine maailm, mida sa võid meediast või kusagilt uudistest lugeda ja see väga tore oli nendega suhelda ja nende arvamusi kuulata. Ja täna ka kõik nagu paneeldiskussioonid ja teemad on väga huvitavad olnud. Kui me alustasime päeva sellega, et me rääkisime NATO tulevikust ja me tegelikult jõudsime selleni välja, et NATO peamiselt on pidevas nagu arenemisfaasis ja kui nagu vanasti oli küsimus, et kas NATO üldse on oluline, siis tänapäeval me näeme, kui nagu oluline see on, et igal riigil oleks nagu see tugi olemas, kes võib-olla nagu üksi ei saa nende asjadega hakkama, aga kui sul on turvatunne, kui sul on see suur nagu kogukond ja kõik need liikmesriigid on sulle toeks ja siis samamoodi me näeme ka, et kui praegu on 30 liikmesriiki NATO, siis tulevikus me tahame kindlasti, et see arv oleks 32. Me kindlasti näeme ka Soome liitumist ja et NATO on pidevas nagu arengujärgus ja muudkui muutub paremaks, siis me rääkisime ka energiateemast ja peamine mõte, mis kõlama jäi, oli, et nagu energia on nagu raha, mida sul ei ole, seda sa kulutada ei saa ja me ei taha ärgata ühel hommikul üles teadmisega, et meil ei ole kodus tuult, meil ei ole elektrit ja me elame pimeduses, nii et väga oluline on hetkel neid gaasiliine turvata ja leida alternatiivseid energia kasutamismeetode. Ja viimane teema, millest me rääkisime, oli siis Ukraina üldine tulevik, kus siis peamised mõtted, mis läbi käisid, olid siis see, et kas hetkel on Euroopa Liit, kõik need riigid siin lääne pool, kas me oleme piisavalt abi pakkunud ja järeldus, millal me jõudsime, oli see, et kuigi me oleme väga palju tuge saanud, siis piisavalt ei ole kunagi ja nagu meie eesmärk ikkagi on nagu aina rohkem neid toetada, aina rohkem saata Venemaale sõnumit, et kõik riigid on Ukraina selja taga, et me toetame neid ja tegelikkuses me ei taha ju seda, et ükski laps või inimene sureks sellepärast, et me ei saatnud õigel hetkel piisavalt ressursse. No kui artikkel 5 väidab meile siis seda, et tegelikkuses kõik NATO liikmesriigid järgivad põhimõtet, et ükskõikide ja kõik ühe eest, et kõik liikmesriigid peavad teineteisele toeks olema, siis see on väga oluline, kui me praegu näeme, et tegelikult Ukraina ei ole veel NATO liige, mis kindlasti on nagu asi, millega me peame veel tegelema, kui nagu muidu Ukraina veel ei täida kõiki neid nagu nõudeid, mis NATO-sse astumisel on, näiteks tal on väga suur probleem veel korruptsiooniga, siis me näeme, et võib-olla meil on tänapäeval nagu vajalik et jätta korraks kõrvale need probleemid, mis tal on ja lihtsalt nagu sõnumi näitel võtta ta vastu NATO-sse, et siis saata kindlad sõnumid, et meil tegelikult on see seljatagune olemas, et me saaks nagu NATO-na veel rohkem toetada, või kui praegu on nõnda, et liikmesriigid pigem toetavad teda üksinda ja ongi nõnda, et me saame riikidena eraldi hästi palju toetada, aga NATO-na me ei saa kindlat seisukohta võtta, siis ma arvan, et selles mõttes paragrahv 5 või artikkel 5 hetkel Ukraina kohta ei kehti, aga kindlasti me peame liikmesriikidena väga-väga palju tuge saatma.